Tšaratja 4. Maailmade ülesehitus. Aasta alguses tuleb preestrite ajal 576. Eluringis suure rändeajast Taariast meie Jumala numbrite ringis pärast suure ingliapäeva, kui paljude tarkade preestrite poolt süüdati püha elavtuli kõigis Sviatorasa ja Vaskorde Iriski külades. Räägitakse teile suure järeltulijad ja taevase suure sooja järeltulijad iidsetest ja kaunitest aegadest iidse tarkuse kohta, mida preestrid hoiavad erinevate maailmade ülesehitusest ja uuest suurest assast valguse ja pimeduse vahel, mis hõlmas 4 Svarogi saali ja Midgardi maad ning tulevaste aegade jaoks on kõik nende valguse kõned kirjutatud Tarungveritis. Tõstes au kõigile heledatele ülemistele jumalatele ja taevase suure sooja vägevusele, et te näeksite oma südamega elu suurust maailmades, mida jutustab laul magusast Volvitaariast, parda hoiatava suguvõsast. Suures maas, mis asus Atlantia idas ja suure Vene ja lõunas, elas palju hõime, kelle nahk oli pimeduse värvi ja hõime, kelle nahk oli loojangu päikese värvi. Nende hõimude seas olid 2 võimsat preestrite kasti, kellel oli 3 vaimset õpetust, mille nad said haariitsidelt, kes tulid Antide maalt. Üks vaimne õpetus, mis väliselt ei tundunud olevat saladus, anti rahvale algkasti preestrite poolt ja mida preestrid ise ei tunnustanud tõelise usuna, ütles, et iga inimese hing pärast surma kehastub mingisse kasti inimese kehasse, mõnikord isegi suurepärase juhi kehasse. Või isegi kõrgeima preestri kehasse, kui surnud inimese elu oli kõrge ja väärikas, aga looma, putuka või isegi taime kehasse, kui inimene oli elanud oma elu väärikalt. Aga selle kasti preestrid järgnesid teisele vaimsele õpetusele. Nad uskusid siiralt ja arvasid, et inimhingede reinkarnatsioon toimub mitte ainult meie Midgardis, vaid et surnud inimeste hinged lähevad ka teistele maadele meie universumis, kus nad kehastuvad teiste maailmade inimeste või loomade kehadeks, sõltuvalt nende tegudest, nähtavas elus Midgardis. Ja seda seadust nad nimetasid karmaks, suure jumalanna karnaauks, kes jälgib vaimse täiuslikkuse seaduse järgimist. Kuid teise kasti preestrite seas oli gruppa veelgi kõrgemalt pühendatud, kellest madalamate kastide preestritele oli vähe teada ja neil oli teine vaimne õpetus, mis erines oluliselt eelnevatest. See vaimne õpetus ütles, et meie ümbritsev nähtav maailm, kollaste tähtede ja päikesesüsteemide maailm on vaid üks liivatele. Lõputus universumis, et eksisteerivad ka valged, sinised, lillad, roosad ja rohelised tähed ja päikesed. Tähtede ja päikeste värvid, mida me pole kunagi näinud, meie meeltele arusaamatud. Ja nende arv on lõputult suur, nende mitmekesisus on piiritu, lõputud on ka ruumid, mis neid eraldavad. Ja kõik need mitmekesised maailmad on vaid tulevalgustid, mis seisavad loojapale sissepääsu juures, kelle nimi on Suur Ramha. Ja kõik need mitmekesised maailmad on midagi võrreldes teiste maailmadega, mis asuvad väljaspool meie universumit. Ja taas on nende arva lõputult suur ning nende mitmekesisus on mõõtmatult suur. Lõputused lõputustest eraldavad kõik need erinevad ja mitmekesised maailmad. Ja need tarkade preestrite õpetused ütlevad, et meie universumis on kuldne vaimse tõusu tee, mis viib ülespoole ja mida nimetakse svagoks, millel asuvad harmoonilised maailmad ja need järgivad üksteist. Inimeste maailm, lehtede maailm, orreki maailm, arano maailmad, kiirguse maailmad, nirvana maailm, alguste maailmad, vaimse jõu maailm, teadmiste maailm, harmoonia maailm, vaimse, valguse maailm, vaimse aarde maailmad, seaduse maailm, loomise maailmad, tõe maailm, kaitsjaid maailmad
ja palju teisi kuni kõige suurema õiguse maailma. Mõned meie universumi kõrgeimad vaimse aarde kandjad laskusid oma headuse tõttu alla ja asetasid oma maailmad Orlegi ja Arano maailmade vahele, et olla lähemal neile, kes vajavad abi. Kuldse tee maailmad asuvad, need on need, millest räägitakse itsetes vedades. Kui inimeste maailm on 4-mõõtmeline, siis kuldse tee maailmad on järgmiste mõõtmete arvuga, Legode maailm on 16, Orlege maailm on 256, Arani maailmad 65,536, kiirguste maailmad 65,536 teises astmes, 65,536. Kiirguste maailm on 65,536 teises astmes. Nirvana maailm on 65,536 neljandas astmes, alguste maailmad on 65,536 kaheksandas astmes, vaimse jõu maailm on 65,536 kuuendas astmes, teadmiste maailm on 65,536 kolmekümnendas astmes. Harmoonia maailm on 65,536 64. astmes. Vaimse valguse maailm ja vaimse seisundi maailm on 65,536 astmes. 6,5,5,36,1,2,8 kraadi. Vaimse seisundi maailm on 65,536 25. astmes. Seaduse 65,536 5, loomise 6,5,536,1,000 tõe. Loomise maailmad on 65,536 000 astmes. Tõe maailmad on 65,536 24. astmes. Kaitsjate mõõdud on 65,536 4. astmes. Eksisteerivad ka vahepealsed mõõdud 5. Muuda 4096. Astmes 7. 9. 4579. 12 ja väiksemate mõõtude järgi. Lõpus toimub piir, mille taga algab suurim õiguse maailm. Lisaks harmoonilistele ja vahepealsetele maailmadele, mis asuvad kuldsel teel, eksisteerivad reaalsused, mis ületavad aega, ruumi, rändavaid vaime, muutuvate varjude kujundeid, helide numbreid, pimeduse maailma, mida nimetatakse ka põrguks. Sügavus, kuhu on sisenenud kõige raskemad algse pimeduse osakesed. Maailmad, mis asuvad kuldsel teel, on rohkem harmoneeritud ja oma väljendustes täielikumad kui vahepealsed reaalsused. Nii et kuigi 5-mõõtme reaalsuses on vaimude arenguks rohkem võimalusi kui meie ilmas, siis igavese korratuse tõttu 5-mõõtme reaalsuses plahvatavad sageli algse pimeduse osakesed. Näiteks ruumide ja reaalsuste kohta, mille mõõtmete arv on väiksem, võivad olla helide, varjude, peegelpiltide maailmad, kus igavesti muutuvad kujundid, kus toimuvad pidevad muutused. Seal võib lill hetkega muutuda haratililleks, siis ussiks, ilveseks sine. Ja kõik need maailmad ja reaalsused ei asu sugugi eraldi, vaid tungivad üksteisesse. Nii et seal, kus ühes reaalsuses möllavad suured merelained, teises reaalsuses müriseb mets või seisavad kõrged mäed, kaetud igaveste lumedega. Põhjus, miks liikuda ühest reaalsusest teise, uude reaalsusesse, on vaimude jõujoonte muutumine ja jumalanna karna seadus. Ja need lõputud reaalsuste ruumid, mis eraldavad, on nagu tänavad suures linnas, kus oma algses vormis võivad kohtuda erinevate maailmade vaimud. Aga siis, kui vaimud siseneb teise maailma või reaalsusesse, peavad nad alluma selles maailmas kehtivatele seadustele. Maailma struktuuri eripära on see, et kõik maailmad, kõik reaalsused, olenemata nende mõõtmete arvust, asuvad samas kohas vastavalt inimeste arusaamale ja selle lõpmatule suletusele, täites samal ajal kogu meie universumit. Aga erinevate mõõtmete maailmade ja reaalsuste vahel on takistused, mille ületamiseks ja teise maailma või reaalsuse ellu sisenemiseks on vajalik omada neid tundeid ja omadusi, mis selle maailmale või reaalsusele iseloomulikud.
Mõned maailmad või universumid, millel on sama mõõtmete arv, eksisteerivad üksteise kõrval, samas kui reaalsused tungivad üksteisesse. Aga erinevate kvaliteetsete tunnete või erinevate eluvormide ja tingimustega nende reaalsuste elanikud eksisteerides ühes mõõtmeruumilises struktuuris ei puutu omavahel kokku ja mõnikord ei kahtlusta isegi teineteise olemasolu. Ja igas sellises reaalsuses on oma loodus, voolab oma aeg, kehtivad oma seadused, mis on omased ainult sellele reaalsusele. Paljud neist seadustest on inimestel raskesti mõistetavad. Elades meie ilmses maailmas, sest nad ei sobitu üldtunnustatud inimtaju raamistikku etteantud eksistentsivormi raamidesse ja selle tulemusena muutub seaduste tähendus inimesele arusaamatuks ja seaduste tähendus. Seadused on tegelikkusele võõrad. Looduse tundmine näitab, et inimene on universumi osa, oskus avastada teisi reaalsusi. Üleminek nõuab keha kaotust. Seda nimetatakse surmaks. Ja kui tundmine täiendatakse loomise oskusega, avab see inimesele võimaluse avastada mitte ainult oma nähtavat maailma, vaid ka teisi reaalsusi, mis mõnikord asuvad inimliku tajumise ja arusaamise piiril. Üleminek teise maailma või reaalsusesse on võimalik, kuid selleks on vajalik astuda üle läve, mis on seotud selle antud reaalsuse keha kaotamisega. Sellist üleminekut nähtavas maailmas nimetatakse surmaks. Kui kõrgemad olendid teistest maailmadest ja reaalsustest satuvad siia maailma, siis hakkavad nad siin olema tajutavad mitte oma algses tõelises olemuses, vaid selle maailma tajumise vormides, mis on kättesaadavad ainult selle elanikele ja elanikest. Mida keerulisem on maailma või reaalsuse struktuur teatud Solotoi puti alal, seda rohkem on võimalusi selle ala elanikele peegelduda madalama keerukusega maailmade või reaalsuste teadvuses. Kuldse tee aluseks on inimeste maailm ja inimese tõus kõrgemasse maailma või kõrgemasse reaalsusesse on võimalik ainult vaimse arengu tulemusena. Selleks on inimeste maailma tulnud jumalad ja tulevad inimkonna õpetajad. Need on kõrgema taseme keerukuse olendid, kes tulevad juhendama ja edastama kõrgemaid teadmisi ja käske. Sest inimese vaimse ja hingelise olemuse arengu kallal ei tööta mitte ainult tema ise, vaid ka universaalsed jõud, mis tõstavad inimest või pidurdavad tema vaimset ja hingelist arengut. Elanike tõus ühest reaalsusest kõrgemasse ei pruugi alati toimuda järk-järgult. Kui isiksus saab mõista lähima harmoonilise maailma keerukust, siis see viib ülemisse maailma. Vaimse olendi saatus sõltub karma jumalannast, kes toetab või takistab tema arengut. Füüsilisest kehast vabanedes valib reaalsuse, mis vastab tema arengule. Iga vaimse olendi saatus sõltub suuresti karma jumalannast, kes toetab või takistab tema arengut ja uute kõrgemate maailmade struktuuride ning vormide tajumist. Vabastades end füüsilisest kehast, isiksus valib reaalsuse, mis kõige paremini vastab tema vaimsele ja hingelisele arengule. Need reaalsused kuuluvad samasse lõpmatusse, mis on seotud nende vastavate aladega kuldsel teel. Aga struktuursed vormid ja sisu on neis esindatud teistsugustes kombinatsioonides. Mitte miski universumis ei takista vaimu tõusu peale tema enda. Sattudes teatud piirkonda vastavalt oma vaimse arengu tasemele, hakkab isiksus elama selle lõpmiku maailma seaduste järgi.
Lõpmatuses on pall. Pall puutub kokku teiste lõpmatustega. Koonusjate ruumide vahel on maailmad, mis meenutavad püramiide või koonuseid. Pallil elavad andekad olendid, keda nimetatakse inimesteks, kuigi nad meenutavad inimesi. Kohati puutub see pall kokku teiste lõpmatustega, mis on pallide kujul, ja kohtades, kus on tekkinud koonusjad ruumid pallikujuliste lõpmatuste vahel, on maailmad, mis meenutavad püramiide või koonusid, mille 3 külge ja alus on nõgusad pinnad. Ühel sellisel hiiglaslikul pallil elavad kõrgelt andekad olendid, keda maapealsete mõõtmete järgi nimetada inimesteks, kuigi nad meenutavad inimesi. Mõned nende elupaigad meenutavad puid, teised hiiglaslikke seeni või hiiglaslikke lilli, mille sisse nad pääsevad eriliste lendavate masinatega, mis sarnanevad maapealsete vaitmanidega. Ühel hiiglaslikul pallil elavad andekad olendid inimesi meenutavad. Elupaigad meenutavad puid, seeni või lilli, kuhu nad pääsevad lendavate masinatega. Kummalised elupaigad, kus suitsusammas tõuseb spiraalina, mille tühimikutes elavad inimesed. Mõned nende elupaigad meenutavad puid, teised seeni või lilli, kuhu nad pääsevad masinatega. Kohtab ka elupaiku, kus suitsusammas tõuseb spiraalina ja seal elavad inimesed. Nad toituvad toitudest. Kohtab ka kummalisemaid elupaiku, kus näib, et suitsusammas tõuseb laia ja pika spiraalina ning selle spiraali tühimikutes elavad inimesed. Kõik nad toituvad mitmekesistest toitudest, mis on valmistatud selle asustatud maailma tihedast energiast. Seda toitu on lihtne vajadusel maapinnast ja õhust välja võtta ning nad neelavad seda äärmiselt väikestes kogustes. Inimesed riietuvad suurepärasest kangast, mis on loodud erinevatest energiavoogudest. Nad ei tea midagi sarnast vajadusest. Need inimesed omavad igasuguseid masinaid ja mehhanisme, mis kuuluvad kõigile liikidele ja noored inimesed töötavad nendega hea meelega, valmistades energiatükkidest kõike vajalikku või soovitud. Mõnikord satub isiksus maailmadesse, mis ei ole mingil moel seotud kuldse teega. Need on reaalsused, mis ületavad aega, ruumi, karmaatikat, hullust, rändavaid vaime ja pimeduse maailma, mida nimetakse ka põrguks. Lisaks võib ta sattuda vahepealsetesse reaalsustesse, mis on täis segadust ja kus põhjuslikud seosed on katkenud. Nendes toimub see, mida harmoonilise maailma elanikud peavad imeks, kuid vahepealsete reaalsuste elanikele on see äärmiselt ebamugav. Kunagi ei saa täpselt ennustada oma tegude tulemust, kuid vahepealsete reaalsuste elanikele on see äärmiselt ebamugav. Kunagi ei saa täpselt ennustada oma tegude tulemust. Kuldse tee jooksul kehtib ainus tõeline ja tingimusteta universumi seadus, armastus kõigi olemasolevate asjade vastu ja loomine ning armastuse sünnile eelneb tark teadmine. Armastuse ja teadmise teel areneb iga vaimne olend, tõustes looja poole ja järk-järgult, mõistes tema loomingut, hakkab ta looma midagi enda oma, mis on täidetud armastusega. Armastuse kõrgeim väljendus on eneseohverdus madalamate abistamiseks. Nii käituvad legid, kes juhivad inimesi ja kõrgemad vaimse rikkuse kandjad, kes toovad inimestele teadmisi ülimast täiuslikust armastusest. Armastus õpetab mõistmist, halastust ja eneseohverdust. Need omadused valmistavad inimese ette teenimiseks teistele ja loomiseks, mida nähakse kui võitlust kurjuse vastu, kui osalemist maailma muutmise tegudes. On oluline õigesti mõista võitlust kurjuse vastu. Kurjus ei ole absoluutne, kurjus on lihtsalt arengu ja teadmise puudumise väljendus. Isegi teemonid, madalamad olendid pimedast maailmast, ei ole ilma lootuseta vaimseks tõusuks kauges tulevikus, et vabaneda mustusest ja kurjusest pika arengutee tulemusena kõrgemate vaimsete õpetajate juhendamisel kuldsel teel. Iga vaimse olenditegu mõjutab kõigepealt teda ennast. Kuna igal individuaalsusel on absoluutne valikuvabadus, mõjutab tema otsust tema struktuuri. Tema edasine saatus sõltub valikutest. Ainult oma tegudega aitab arenev isiksus end tõsta kuldse tee erinevatesse paikadesse.
Teised koormavad end, tugevdavad sidemeid, mis pidurdavad arengut või viivad isegi alla pimedatesse maailmadesse. See ongi jumalanna karnaseadus. Kui tõusmine pole võimalik, tekib vajadus läbida kogu eluring uuesti, kuid juba teistes reaalsustes, et teha vajalikku tööd oma vaimse olemuse kallal. Primitiivses inimeste tajus peegeldub jumalanna karnaseadus kui idee 3 suurest kohtust pärast surma, mida nimetatakse ka hirmuäratavaks kohtuks. Tegelikult ei ole mingit hirmuäratavat kohut, on ainult tõusu viivitus ja see on vaid ajutine, sest kõik allub ühele tõusmise seadusele madalamast kõrgemasse. Kurjus, isegi kui see on tahtmatult loodud, koormab alati oma looja. Ainult seal, kus vaimsed olendid on nii kõrged, et tõusmine on nende elu loomulik tingimus, mis on suunatud madalamate olendite tõusmise toetamisele. Seal annab karma kui vältimatu seaduspärasus vaimsel maailmas, teed teisele tegutsevale algusele, mis ilmeb armastuse vormis. Erinevate maailmade ja reaalsuste hävitajad otsivad maksimaalset vastavust oma eluviisile ja sisemisele olemusele. Nii näevad elemendivaimud õnne jõu omandamises ja elementide ülevõitmisel. Tähtede vaimu teadmised näevad õnne tarkuse ja mõistmise kaudu. Surmavaimude jaoks on õnn üleminek reaalsusest teise, mida ruumivaimud rõõmsalt ületavad. Õnne täius peitub pidevas võitluses kurjuse vastu, mis takistab tumedate maade elanikel tõusta kuldsele teele. See on võimalik. Õnne täius võib olla ainult pidevas võitluses kurjuse vastu elanikel tõusta kohtadesse kuldsel teel. Suheldes teistega, arendades vaimset olemust, et tajuda elu algust kuldse tee paikades. See on võimalik. Ühe tee kaudu suhelda teiste oma reaalsuse elanikega, arendada inimese vaimset olemust, tajumiseks universaalset elu algust, avalduvad kuldse tee paikades. Kõrgeimate vaimse aarte kandjate õpetused, kes? Vaimse aarte kandjate õpetused on ühtsed. Tõusmiseks on oluline mõista ühtsust ja sugulust teiste olenditega. Halastus ja usk suudavad tulevikus isegi teemonid muuda. Tõusmiseks on oluline mõista oma ühtsust, sugulust teiste olenditega. Armastuse võrdsuse ja kaastunde madalamate eluvormide vastu. Halastus ja usk kõigesse, mis on armastuse ja heausksete ravivad tunded, suudavad tulevikus teemonid, igavesed vaenlased valgusest muuta. Halastus ja usk kõigesse, mis on armastuse ja hea tahte ravivad tunded, suudavad tulevikus isegi teemonid. Need näiliselt igavesed vaenlased jumalikust valgust muuta. Pimeduse maailma loomi, kes kuulutavad inimeste seas nähtavas maailmas piiramatu vabaduse, julmuse, ahnuse, egoismi ja eksistentsi lõplikkuse. Teemonid, tumeda maailma madalamad olendid, tekkisid maailmade sünni ajal. Pimeduses, olles sarnased legioonidele, erinedes neist vaid, algse jumaliku valguse puudumisega. Tumedate maailmade tõelised varitsejad on tumedad legioonid, tumedad orlegid ja Košee pimeduse hertsogid. Nad tekkisid algses pimeduses, kui suure inglise osakesed, algse eluandva valguse, sattusid nende maailmadesse. Kuid nende aktiivne areng algas suure aja ajal nendes tumedates reaalsustes, kuhu langesid iidse teadmise seemned, kui musta jumala Tšernobogi poolt purustati varjatud iidse tarkuse maailma orlegide kaitsepitserid. Omandades iidset tarkust orlegide maailmast, hakkasid mõned tumedate maailmade reaalsused sel hetkel võitlema udu ja pimeduse vastu ning alustasid tõusu kuldsel teel. Kuid omades jõudu ei ole nad õppinud eristama head pimeduse osakesi. Võimu ja allutamise algus läbib tumedaid maailmu ja reaalsusi. See viis uue suure aja alguseni. Võimu, sundimise ja allutamise algus läbib kõiki tumedaid maailmu ja reaalsusi ning seda madalat vormi üritasid nad viia tumeda maailma piirialadele, kuhu sattusid Makoši. Rada ja Rasa samuti Harusvati lossi, kus asub Päikejarilo ja meie Midgard. Kõik see viis uue suure aja alguseni.
See juhtus seetõttu, et aranid ei lasknud tumedatel kõrgustel kuldsel teel liikuda, pakkudes neile esmalt võimalust muutuda heledateks ja selleks tõmbasid nad piiri ilma maade üle. Uue suure aja ajal ajasid tumedad kõikidest maadest välja, mis asusid Makosi, Rada ja Rasalossi, seetõttu hakkas tumedate vaimude ja hingede tee kulgema ainult inimeste maailma, kes elavad Svatilossi harus ja ainult inimeste maailma kaudu sai võimalikuks tõusmine kuldsel teel. Eriti olulist rolli hakkas mängima Midgard, mis asub valguse ja pimeduse vahel. Seetõttu otsustasid tumedad jõud anda teemonitele võimu inimeste üle. Seetõttu toimub Midgardis võitlus tumedate ja heledate jõudude vahel, kus osalevad inimesed erinevatest suguvõsadest ja rahvastest. Kommentaarid. Tuleb reestrinna suvi 131. Aasta Jumala arvuringis. Rohkem on sellest juttu Slaaviari vedades esimeses raamatus. Daaria, püha maa, asus Põhjamere all kadunud mandril. Erinevad rahvad kutsusid Daariat erinevalt: Arktika, Hyperborea, Põhjala, Arktogea ja teised. Kõigis pühades paikades ehk siis kõigis 6 Belovodi piirkonnas, mida tuntakse ka kui 7 jõe maa. Asgardi-Iri, jumalate linn Iri ja Irtiši ääres. Nüüd asub selle kohal kaasaegne linn Omsk. Rohkem on sellest juttu Slaavi-Iri vedade esimeses raamatus. Suurassa, taevane lahing heledate ja tumedate jõudude vahel. 4 svargisaali, 4 tähtkuju. Makos, suur karu, Rada, Orion, Rasa, väike ja suur lõvi, Svati pole analoogia tänapäeva tähtkujudes. Midgardiart on iidne slaavi aaria Mimi planeedile maa. Tarrung, sõna-sõnalt ruunide hoiustaja, kroonikapidaja. Taakimi, iidne nimi riigile, mis eksisteeris Aafrika mandri põhjaosas, tänapäeva Egiptuse aladel. Antlan, antide maa, asus suurel saarel, mis kadus Atlandi ookeani umbes 13 000 aastat tagasi. Vanad kreeklased nimetasid Antese riiki Atlantiseks. Suur-Venea, maa, kus elavad venede suguharud ja hõimud tänapäeva Euroopa territooriumil. Hõimud, kelle nahk on tumeda värvusega, negroitsed rahvad Põhja-Aafrika mandril. Hõimud, kelle nahk on loojangu värvi, teatud semiitlike rahvaste esivanemad, sealhulgas araablased.